Tervist! Olen Heiki Mägi ja olen fitlab.ee peatreener. Mul on äärmiselt hea meel öelda, et sellel kevadel lõime käed Nõo lihatööstusega ja oleme hoolikalt üle vaadanud Nõo lihatööstuse kanašašlõki valiku ning andnud neile ka oma heakskiidu. Meil on kokku hetkel valikus 3 kanašašlõkki. Juubeli kanašašlõkk, siis on Kentucky kanašašlõkk ja viimasena sibula tšilli kanašašlõkk. Kindlasti otsi helesinist fitlab.ee silti. Ning tänaseks toiduks ma valmistan teile sibula tšilli kanašašlõkki riisinuudlite ja šampinjonidega. Kõigepealt paneme kana ahju 180 kraadi juurde 35 minutiks. Nii, paneme siis riisinuudlid keema ja ma arvan, et piisab kuskil paarist minutist. Ja samal ajal, kui nuudlid keevad, saame hakkida šampinjonid ja küüslaugu. Kui peeneks sa soovid hakkida, on sinu enda vaba valik. Ma jätan veidike suuremad. Nüüd ootame, kui riisinuudlid on pehmeks keenud ja siis me saame panna oma šampinjonid ja küüslaugu praadima. Nii, mulle tundub, et meie riisinuudlid on kenasti valmis saanud, tõesti piisab ainult mõnest minutist. Riisinuudlid on kurnatud ja hakkame praadima šampinjone ning küüslauku. Natuke oliiviõli, lisame šampinjonid küüslaukudega ning paneme ka natuke maapähkleid. Võid neid vaikselt segada. Sellel ajal, kui meil šampinjonid ja küüslauk ja maapähklid praevad, me saame ette valmistada kõik viimased asjad, nii et kõigepealt ma tükeldan natukene kirstomateid. Nad on veidike suuremad, ma teen nad näiteks 4. Mul on siin murulauku ja peterselli. Alati väike törts rohelist on hea, teeb meele rõõmsaks. Meie küüslauk ja seened ja maapähklid on juba päris korralikult läbi küpsenud. Ma kallan siia peale riisinuudlid. Väga pikalt ei pea seda läbi praadima, lihtsalt nii, et natuke maitsed seguneksid. Kõige lõpus lisan rohelise ja tükeldatud kirstomatid. Natuke raputa veel läbi. Üks osa on valmis ja vaatame, kas meie kana on ahjus ära küpsenud ja siis saame juba hakata sööma. Tükeldan ta natukene väiksemaks. Enne kui ma riisinuudleid serveerima hakkan, maitsestan ka soola ja pipraga. Segan korra veel läbi. Ja ongi valmis. Anname kana peale ja head isu!